tere! Täna räägime demograafiast. Ma luban, see on viimane kord, kui ma demograafiast räägin. Vähemalt mõneks ajaks. Aga räägin täpselt, kuidas nagu demograafia mõjutab armeed. Ja nii-öelda vaatame seda Vene Föderatsiooni kontekstis. Plus veel kuidas sõda mõjub. Põhimõtteliselt, kui me vaatame siin Vene Föderatsiooni andmeid, mingi populationpyramid.net, ma ei tea, kui täpselt need andmed on, aga ilmselt on. Ei ole väga raske nagu andmeid võtta, aga niisugune näeb illus välja. Ehk siis 20. aastal oli 146, 21. 145,8, 22. 145,5 ja peale seda on toimunud pidev langus. Ja me oleme jõudnud 143,4 peale. Ehk siis meil on langus toimunud. Ennem oli 146,4. Põhimõtteliselt 3 milli on kadunud. Kes on ära jooksnud, kes on surma saanud. Seda me ei tea. Ja kes on lihtsalt peidus ja ei taha rääkida, palju neid on. Aga eks räägime siis täpsemalt. Mis ma tahan rääkida. Et kui nagu sõjast rääkides kipume me alustame tavaliselt nagu relvadest, tankidest, droonidest, ma ei tea, rakettidest, õhutõrjest, laevadest, laskemoonadest, mis meil veel on, satelliidid, elektroonilisest sõjapidamisest. Jah, kõik on väga oluline. Aga üks ebamugav tõde jääb sageli tahaplaani. Maailma parim varustus ei tee väga palju, kui sul ei ole inimesi, kes seda kasutaksid. Hooldaksid, juhiksid, parandaksid, kaitseksid ja lõpuks vajadusel selle kõrval sureksid. Sõda on kohutav asi ja sõdurites suremine on üks osa sõjast. Armee ei koosne ainult tehnikast, armee koosneb ka inimestest. Ja kui inimestest hakkab puutus, siis muutuvad ka kõige ilusamad kaitseplaanid üsna kiiresti nii-öelda PowerPointi harjutuseks. Paberil on kõik olemas, reaalsuses otsib keegi paaniliselt inimest, kes oskaks süsteemi käima panna. See probleem ei ole uus, riigid on läbi ajaloo hädas olnud sellega, kuidas leida piisavalt sobivaid inimesi sõjaväkke. Tänapäeval muutub see aga uuesti eriti teravaks, sest mitu trendi liiguvad nagu korraga ühes suunas. Paljudes riikides sünnib vähem lapsi, oleme juba rääkinud, ühiskonnad vananevad, tööturg on konkurentsitihe, noored inimesed ei pruugi olla füüsiliselt, tervislikult või hariduslikult sõjaväe jaoks sobivad. Ja isegi kui nad sobivad, ei tähenda see, et nad tahavad sõjaväkke minna. Tuletan meelde, 50. 60. ma ei mäleta, mingil aastal oli ameeriklased tegid üpris intensiivse testi, et aru saada, mis on see minimaalse IQ-ga tüüp, kes võib sõjaväkke tööle tulla. See oli siis jah, ühesõnaga 83 peab see olema IQ. See tähendab sisuliselt seda, et nad leidsid, et kui on inimesi, kellel on väiksem IQ, siis neid ei ole mõtet võtta sõjaväkke, sest nad ei saa ka põhimõtteliselt kõige lihtsamate harjutustega hakkama. Ja sealt tulebki see number nii-öelda 83. Ei ole mõtet nagu inimeste panustada, kui temast ei ole nagu eriti palju tolku. Aga jah, lähme edasi. Ukraina sõda on nagu meile väga nähtavaks teinud, et inimesed ei taha sõjaväkke minna. Nii Ukraina kui Venemaa armeedes on märkimisväärselt palju vanemaid mehi. Kui me tavaliselt kujutame ette, ma ei tea, rindeväge ideaalpildis, siis on nad üldiselt tavaliselt mingid noored või siis vähemalt keskealised. Venemaa puhul on kinnitatud langenud mediaanvanus olnud 30. eluaastates. Märkimisväärne osa langenutust on olnud üle 45 aasta vanad.
ja mõlemal poolel on väidetavalt teeninud vabatahtlike seas nii-öelda isegi 60 inimesi. Ei tähenda, et vanem sõdur ei võiks olla väärtuslik, kogemus loeb, aga kui rindeväe koormus langeb üha enam vanematele meestele, siis ütleb see midagi süsteemi kohta. See ütleb, et noorematest, sobivamatest ja kergemini taastuvatest inimestest on puudus. Kui palju siin üldse hetkel siis on nagu seal Venemaal mingisugune 15, 19 märks, aga ütleme siis 2024 on, ütleme 39, järgmine on siis 35. Okei, ütleme, et kõige mõistlikum ongi võtta sama siin 6, 7, ütleme 7 milli on see kõige mõistlikum populatsioon. Edasi 7, okei, 30 on ka veel okei. 15, maksimum 15 miljonil kõige mõttekamaid inimesi võtta. Aga pluss tegelikult nooremaid ka siin. Aga jah, liigume edasi. Ja see ei ole nagu ainult nagu Ukraina sõja probleem. Sama asi on näiteks Lõuna-Korea seisab silmitsi sündimuse kokkuharimisega, mis ähvardab vähendada nii-öelda ajateenijate hulka. Miks Lõuna-Korea? Neil on see probleem Põhja-Koreaga. Pärast neil peabki olema kogu aeg armee tugev. Ja paljud lääne vabatahtlikud armeed ei suuda ka järjepidevalt nii-öelda värbimise eesmärke täita. USA sõjaväel jäi 23. eelarve aastal 10 000 nagu värvatavaid puudu. See võis olla ka seotud ka sellega, et missugune poliitika oli sel hetkel nii-öelda Ameerikas. Et siis, kui näiteks praegu Trump tuli ja hakkasid tulema need mehelikud reklaamid sõjaväe kohta, siis neil suurenes ka nii-öelda, kuidas ma ütlen, vabatahtlike soov sõjaväeki minna. Aga eks mingi osa on ka nii-öelda demograafiline probleem, miks vähe oli. Jaapan ei ole pikalt oma värbamise eesmärke täitnud. Briti merevägi jõudis isegi olukorrani, kus väga kõrget ja tundlikku ametikohta püüti avalikult LinkedInis reklaamida, mis on kindlasti üks viis öelda, et personaliosakonnal oli pingeline nädal. Aga tänase video küsimus on seega nagu lihtne, kuidas demograafia, värbamine ja nii-öelda kaadris hoidmine armeed nagu tegelikult kujundavad. Ja lõpuks jõuame tagasi Venemaa juurde, sest Venemaa on Ukrainast näidanud väga praktiliselt, mis juhtub siis, kui riik peab pidama suurt sõda, aga tema inimressurssi süsteem ei olnud selleks nagu tegelikult valmis. Kuigi praegu räägime droonidest ja tehisintellektist, ei ole probleem ise nagu uus. Iga põlvkond on mingil hetkel kurtnud, et järgmine põlvkond on liiga pehme, liiga nõrk, liiga mugav või liiga vähe valmis nagu sõjaväes teenima. Selliseid kaebusi leiab juba põhimõtteliselt antiikajast. Ilmselt arvasid ka vanad roomlased, et noored ei ole enam need, mis vanasti. Mõnes mõttes on see inimkonna kõige järjepidavam julgeolekuanalüüs. Noored on hulgas. Aga sõjaväelise tööjõu probleem ei ole ainult nagu kultuuriline, see on väga praktiline. Sparta on ajalooline näide. Populaarkultuuris räägitakse sageli sellest 300 spartalasest või eliitsõdalastest. Vähem räägitakse sellest, et Sparta täiskodanike sõdalasklass oli väike ja aja jooksul kahanes. Kui su sõjaline süsteem tugineb väga kitsale eliitgrupile, siis iga suurem kaotus võib anda löögi tervele põlvkonnale. Hiljem leidsid riigid erinevaid viise, kuidas sõdureid süsteemsemalt hankida. Rootsi kasutas 17. sajandi lõpus süsteemi, kus rühm talusi vastutas ühe alalise sõduri ülalpidamise eest. See kõlab natuke nagu kohaliku külaseltsi ja kaitseministeeriumi ühishange. Aga see töötas üsna kaua. 19. ja 20. sajandil liikusid paljud Euroopa riigid massilise ajateenistuse poole. Kui eesmärk on lihtsalt ridu täita, siis ajateenistus lahendab ühe
osa probleemist. Inimest ei pea veenma, teda saab kohustada. Inglise keeles on selle kohta üks ilus küüniline väljend. Mitte volunteer, vaid voluntold. Ehk siis, kuidas ta eesti keeles oleks? Põhimõtteliselt mitte vabatahtlik, aga sunniviisiline vabatahtlik. Ma ei tea midagi, mis on. Mingi väljend oli kaitses, ma mäletan nagu meelest ära. Ehk inimene ei nagu astu vabatahtliku teenistusse, vaid talle teatatakse, et ta on vabatahtlikuks osutunud. Aga isegi ajateenistuses ei tee olematuid nagu, isegi ajateenistus ei tee nii-öelda olematuid inimesi olevaks, et kui sul rahvast ei ole, siis sul ei ole see. Kui teatud nagu vanuseklassid nii-öelda on väikesed, siis on väikesed ka võimalikud nii-öelda ajateenite aastakäigud. Näiteks Esimese maailmasõja järel oli Prantsusmaal probleem, et 1930 aastate noored mehed olid sündinud ajal, mil riik oli sõjas. Mehed rindel, ühiskond kurnatud ja perede loomine raskendatud. Sõda lõi augu demograafiasse, mis jõudis armeesse alles nii-öelda aastaid hiljem. Ja ongi demograafia nagu ebamugav loogika. Otsused ja kriisid ei mõjuta nagu ainult tänast päeva. Nad jõuavad näiteks sõjaväkke 18, 20 või 25 aastat hiljem. Kui rääkida nagu vabatahtlikust armeest, siis demograafia on ainult algus. Oluline ei ole ainult see, kui palju noori inimesi riigis on. Küsimus on palju kitsam. Seda võib vaadata nagu 4-astmelist, ma ei tea, lehtrit, filtrit. Näiteks esiteks, kes üldse on olemas? See on demograafia. Ehk siis seesama, mis ma siin näitasin, et mingi 15 miljon kõige mõistlikum. Nii-öelda see rühm inimesi. Teiseks, kes neist sobib sõjaväkke? Kas nad üldse kõlbavad? On igasugused haiged, lampjalalised, lühinägijad, invaliidid, ülekaalulised, IQ ka. Ja siis on üle poole, ma ei tea, läinud näiteks. Kolmandaks on see, et kes neist tahab üldse sõjaväkke minna. Et nagu kas on valmidus. Ja neljandaks, keda suudetakse pärast väljaõpet ja teenistuse algust ka päriselt kinni hoida. Ehk siis, kaadris hoida. Ja siin tekib siukene huvitav koht, et isegi kui kõik 3 punkti olemas, õpetad tüübi välja ja ta leiab, et see ei sobi talle, ta ei soovi seda. Ehk siis jah, teisisõnu, kes on olemas, keda sa tahad üldse võtta, kes tahab sind ja keda sa suudad alles hoida. See sõltub ka palgast näiteks. Et ta oli algul nõus, 5 aastat oli, siis 50 aastat pärast tuleb välja, et palk on nii nigel, ta lihtsalt läheb, ma ei tea, keevitajaks. Ja kui mõni neist etappidest läheb halvasti, hakkab kogu süsteem kannatama. Rahvastikupüramiidid on siin nagu väga kõnekad, et mõnes riigis on nooremaid põlvkondi piisavalt ja pilt on suhteliselt stabiilne. Mõnes teises riigis näeb püramiid välja nagu ühiskond liiguks nii-öelda vaikselt pensionääride vabariigi suunas, millel on juhuslikult ka lipp, hümn ja kaitsevägi. Juhuslikult. Lõuna-Korea on üks kõige dramaatilisemad näiteid. Riigil on suur, osaliselt ajateenistusele põhinev sõjavägi, mis on üles ehitatud eeskätt nii-öelda võimalikuks maismaasõjaks Korea poolsaarel. Ülla kellega Põhja-Koreaga. Aga kui sündimus kukub, siis ajateenistus ei saa võluda välja inimesi, keda ei ole sündinud. Sa võid kirjutada seaduses väga ilusa kohustuse, aga seadus ei sünnita sulle nii-öelda neid 18-aastaseid juurde. Mõnes riigis saab demograafialt osaliselt nagu muuta migratsiooniga. Kui riik on atraktiivne ja sinna kolivad noored tööealised inimesed, võib rahvastik kasvada ka madala sündimuse tingimustes.
see on põhjus, miks rahvastikupüramiid üksi nagu ei räägi kogu loo. Aga riikides, kus sisseränne on väike või poliitiliselt piiratud, on demograafilised trendid palju karmimad. Ja isegi kui valitsus otsustab täna sündimust suurendada, siis sõjaväeline mõju saab alles ligi 20 aasta pärast. Kui sedagi. Ja nagu Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Hiina kogemus näitab, ei ole sündimuse tõstmine nagu sugugi lihtne. Valitsus võib teha kampaaniaid, toetusi ja loosungid, aga pered ei sünnita lapsi nii-öelda Exceli tabeli täitmiseks. Näiteks Putin võib kutsuda vene naisi üles saama 8 või rohkem last, aga on raske ette kujutada, et keskmine pere kuuleb seda ja mõtleb, et 1 laps emale, 1 isale, 6 nii-öelda Sergei Šoigule või kes iganes need on seal võimul. Just tasandit ära. Aga jah, see sobib võib-olla nii-öelda demograafia konverentsile, aga pere eelarvesse see väga ei sobi. Aga jah, vabandust, ma siin ju püramiidid ju võtsin natuke valesti, kõige mõistlikum on jah, need 18-19 aastased. No, maksimum nii. Aga noh, palju neid on siis, mingi 2 milli või? 2 milli. Ja nendest umbes pool kukub ära, kes on vigased, invaliidid ja nii edasi. Mill maksimum või? Noori. Aga okei. Noh jah, näiteks oletame nüüd, et inimesed on olemas. Järgmine küsimus on, et nagu kas sõjavägi üldse tahab neid. Nii-öelda näiteks kõlblikkus, räägime kõlblikkusest jah, ütleme niimoodi. Et see tähendab, et kas inimene vastab teenistuse üldistele nõuetele. Siia kuuluvad tervis, füüsiline vorm, vaimne seisund, kriminaalne taust ja mõnes riigis ka sugu, perekondlik seis või muud piirangud. Rahu ajal on armeed tavaliselt valivamad. Kui majandus on halb ja värvata soovijaid on palju, saab sõjavägi valida. Kui sõda käib, tööturg on pingeline ja värbamisnumbrid kukuvad, siis standardid kipuvad ka liikuma allapoole. Mitte alati ametlikult, aga praktikas küll. Esimese maailmasõja ajal jaotasid britid potentsiaalseid teenijaid, ajateenijaid, kaitseväeteenijad, sõjaväeteenijad, kategooriatesse. Kõige paremad sobisid rindele, teised sobisid kergemasse teenistusse, mõned sobisid ainult istuvaks tööks. Ja sellel on oma loogika. See ei pea olema nii-öelda Kapten Ameerika, et paberitööd teha või logistikatabelid täita. Tänapäeval on probleem veel keerulisem, sest moodsad armeed vajavad palju erioskusi. Varem võis tugev selg ja julgus viia siin väga kaugele. Täna vajab armee insenere, sideeksperte, luureanalüütikuid, tehnikuid, pilootide hooldusmeeskondi, IT-spetsialiste ja inimesi, kes saavad aru süsteemidest, mille nimi kõlab nagu keegi oleks klavituurile magama jäänud. Aga jah, maailm on muutunud ja nõuded on teistsed. Kõik värvatavad ei ole nii-öelda omavahel asetatavad. 1000 jalaväelast ei asenda 6 tuumareaktori tehnika. Lihtne näiteks. Või siis näiteks mingisugust IT-venda, kes hoiavad seal pataljoni sidet püsti. Staabist sidet püsti. Loodettavasti ei testi keegi seda teooriat praktikas. Kuigi universumis, kus Venemaa kosmoseagentuur lõi oma vabatahtliku sõjaväelise üksuse ja hakkas Roskosmose töötajaid jalaväkke meelitama, ei tasu inimkonna kainesse mõistesse liiga tugevalt panustada. See on modernse sõjaväe üks suurimaid personaliprobleeme. Sul ei ole vaja lihtsalt inimesi, sul on vaja õigeid inimesi. Aga räägime standarditest näiteks. Kui sobivaid inimesi ei piisa, siis on üks lihtne lahendus. Langetame standardit. Kui testist läbi ei saada, muudame testi lihtsamaks. Teoorias väga lihtne lahendus, praktikas on see väga natukene paha mõte. Standardite langetamisel on oht. Kui seda teha liiga palju, langeb üksuse kvaliteet.
aga samal ajal võivad mõned nõuded olla nagu ka ajale jalgu jäänud, mis näiteks põhjendab väga mingisuguse standardi langetamist. Kui kunagi eeldati näiteks Briti sõjaväelendurite karjääris häid ratsutamisoskusi, siis tänapäeval oleks veidi kummaline näiteks, et mingi Eurofighteri pilooti välja praakida, sellepärast et tema oskust hobusega ratsustada ei olnud piisavalt hea. Mõned traditsioonid või mõned standardid on nagu ajas jalgu jäänud. Seega, küsimus ei ole selles, kas neid nõudeid võib muuta, küsimus on selles, millised nõuded on endiselt sõjaväeliselt vajalikud ja millised on lihtsalt nagu ajalooline pagas. Teine võimalus on aidata inimesi standarditele vastama. USA armeel on olnud näiteks ettevalmistusprogrammid inimestele, kes muidu ei läbiks akadeemilisi või füüsilisi nõudeid, aga kellel on näiteks soov teenida. Sisuliselt see on ma ei tea, eellaagrine päris väljaõpe. Riik ei ütle, et laseme standardi alla, ta ütleb, et aitame sul standardini jõuda. See on kallim ja nõuab aega, aga see võib olla parem, kui lihtsalt võtta vastu järjest nõrgema ettevalmistusega inimesi ja loota, et süsteem kuidagi seedib nad ära. Räägime taheteenid, et nagu miks inimene üldse nagu peaks tulema. Nüüd oletame, et nagu inimene on olemas ja soovib teenistusse. Järgmine küsimus, et kas ta tahab üldse tulla. See on nagu vabatahtlike armeede jaoks kõige keskne probleem. Sõjavägi konkureerib tööturul kõigi teiste võimalustega. Kui inimene tahab sõita tangiga, siis jah, tsiviilsektoris on alternatiive vähe. Vähemalt seni, kuni suurkorporatsioonid ei loo oma soomustiviise, mis tänapäeva maailmas kõlab kahjuks mitte täitsa võimatu. Eriti kui Venemaa lubas ettevõtetel üksusi luua, õhutõrjeüksusi luua, et võidelda nende droonide vastu, mis neil on. Nii et jah, tangidiviis, suurkorporatsioonide tangidiviisid ei ole võib-olla väga kaugel. Aga kui inimene on mehaanik, IT-spetsialist, insener, kas või kokk või näiteks logistik, siis tal on valikud. Ta võib minna sõjaväkke, ta võib minna erasektorisse. Teenida rohkem, magada oma voodis ja saada palju harvemini käsu telgis nagu telki minna metsa kuskile vihma kätte elama. Ja siin tuleb mängu ka ühiskondlik maine, palk, karjäärivõimalused, patriotism ka, perekondlikud traditsioonid ja ka isiklik kokkupuude sõjaväega. Oluline on ka see, et ühiskonna usaldus sõjaväe vastu ei tähenda automaatselt soovi sinna minna. Näiteks inimesed võivad armeed austada, aga see ei tähenda, et nad tahavad ise mundrit selga panna. Värbamine ei jagune nagu ühiskonnas ühtlaselt. Mõnes piirkonnas on teenistusse astumine tavalisem kui teises. Mõnes peres on sõjaväeteenistustraditsioon. USAs on väga suur osa värvatutest seotud peredega, kus keegi on varem teeninud. Kui su isa, ema, vend või onu on olnud sõjas, siis on sinu jaoks see nagu maailm tuttavam. See on tugev värbamiskanal, aga ka risk. Kui sõjavägi muutub liiga nagu kitsaks, väärilikuks, subkultuuriks, võib ülejäänud ühiskond sellest kaugeneda. Ja siis imestatakse, miks inimesed toetavad armeed küsitlustes, aga värbamiskontori ukse taga nagu järjekord ei teki. Pluss veel on muidugi omamoodi korruptsioonioht, kui tekivad mingisugused pered, kes kõik käivad armees ja sõjaväes. Aga võib-olla see korruptsioonioht ei ole nii suur. Aga kui inimene on näiteks lõpuks mundris, siis see pole kaugeltki tehtud. Riik on kulutanud raha tema valikule, kontrollile, väljaõppele ja erialasele koolitusele.
nüüd tuleb ta ka nii-öelda alles hoida, et ära ei jookseks. Majanduslikult võib kaadris hoidmine olla palju tõhusam kui pidev nii-öelda uute inimeste värbamine. Kui iga edukas värvatu nõuab mitut või isegi 10 kandidaati, siis ühe väljaõpetatud spetsialisti kaotamine võib olla väga kallis. Jalaväelase väljaõpe maksab nii-öelda ühtemoodi, aga hävituslenduri väljaõpe võib maksta miljoneid. Ehk siis, erasektor teab seda. Kui riik koolitab välja piloodi, inseneri või tehniku, siis tsiviilsektor võib ta hiljem üles otsida ja ära osta, pakkuda paremat tehnikut. See on nagu praktikaprogramm, mille arve maksab maksumaksja ja tööjõu saab nii-öelda erafirma. Sõjaväe jaoks on see aga probleem. Ühest küljest on hea, kui sõjaväelastel on pärast teenistust nii-öelda tugevad tsiviilvõimalused. Teisest küljest ei taha riik kaotada kallilt koolitatud inimest just siis, kui neid on kõige rohkem vaja. Kaadris hoidmist mõjutavad palk, kultuur, juhtimiskvaliteet, pereelu, elamistingimused, karjäärivõimalused ja tunne, et töö on mõtestatud. Inimene võib teenida patriootlikel põhjustel, aga see ei tähenda, et ta tahab elada halvas süsteemis, kehva juhtimise all ja palgaga, mis ei luba tal normaalset elu planeerida. Moraal ei ole pehme teema, moraal on sõjaline tegur. Ajalooliselt on komandörid sellest aru saanud. Hea toit, puhkus, kaalutavad elutingimused ja kontakt perega ei tee sõdureid nõrgaks. Need aitavad neil kauem vastu pidada. Teise maailmasõja ajal suutis USA armee Vaikse ookeani piirkonnas pakkuda sõduritele isegi jäätist. Ja oli omamoodi mis keeles on flex, ma ei tea, taseme näitamist nii-öelda. Samal ajal näiteks, kui vastane võitles tihti näljapiiril, oli ameeriklastel logistiline võimekus toota rindepiirkonda nii-öelda, tuua rindepiirkonda moraali tõstvat luksust. Ei olnud juhuslikult mugavus, see oli süsteemi tegevus. Kui su vastane saab vaevusöönuks riisist ja sina näärid teiselt pool rindejoon jäätist, siis see mõjub ka moraalile. Tänapäeval võib sama tähendada näiteks paremat majutust, interneti, näiteks kas või mängukonsoolide olemasolu puhkeruumis või võimalus õhtul perega suhelda. Lõuna-Koreas on näiteks arutatud ja katsetatud ajateenijatele telefonide kasutamise lubamist kindlatel aegadel, sest täielik eraldamine perest ja sõpradest ei mõju teenistuse mainele hästi. Inimene ei muutu automaatselt paremaks sõduriks, sellepärast et tema elu tehakse mõttetult ebamugavamaks. Mõnikord on lihtsalt halb juhtimine, mis on nagu endale traditsiooni, mis seletab ennast, et see on traditsioon ja seda peab tegema. Aga palk ja hüvitised on samuti olulised. Muidugi ei vali kõik sõjaväge nagu raha pärast, aga kui sõdur tahab peret tuua, kodu osta või pärast teenistust normaalselt toime tulla, siis palk loeb. Kui sõjaväe palk muutub erasektoriga võrreldes järjest vähem konkurentsivõimeliseks, kasvab teenistuse nii-öelda alternatiivkulu. Kui palk tõuseb, on loogiline, et nii värbamine kui ka kaadris hoidmine paranevad. Aga siin on lõks. Kui riik püüab kõik personaliprobleemid lihtsalt rahaga kinni maksta, võib personalikulu hakata sööma ära nii-öelda kaitse-eelarve teisi osi, varustust, laskemoona, hooldust, väljaõpet ja moderniseerimist. Armee, kus kõigile makstakse hästi, aga laskemoona jätkub 2 päevaks, ei ole samuti eriti hea lahendus. 3. päeval tuleb siis vastast solvata avatud raadiosagedusel ja loota loomingulisele lähenemisele. Sest jah,
raha ja ressurss on piiratud riigi jaoks. Seega peab riik leidma tasakaalu. Inimesed peavad olema piisavalt motiveeritud ja hoitud, aga armee peab jääma ka relvastatud, varustatud ja logistiliselt toimivaks. Üks võimalik lahendus on vaadata üle piiride. Kui kodumaalt ei leia piisavalt sobivaid inimesi, võib värvata välismaalt. Ajalooliselt ei ole selles midagi uut. Paljud riigid on kasutanud välisüksusi või palgasõdureid tänapäeval või palgasõdureid. Tänapäeval on tuntud väga näiteks Prantsuse võõrleegion või siis Gurkhad Briti armees. Gurkhad on eriti huvitav näide. Nad on pärit peamiselt Nepalist ja teeninud Briti vägedes üle 200. Nende maine on erakordselt tugev, sest valik on karm, traditsioon on pikk ja teenistus võib muuta värvata elu väga põhjalikuks. Kui Nepali noormees saab võimaluse teenida Briti palgatasemel ja hiljem potentsiaalselt Suurbritanniasse ümber asuda, siis on motivatsioon arusaadavalt kõrge. See tähendab, et värbajad saavad olla väga valivad. Kui tavapärase Briti sõjaväe värbamise puhul võib edukaks osutuda palju suurem osa kandidaatidest, siis Gurkhade puhul on konkurents äärmiselt karm. Kui sa valid väga tugeva kandidaadi baasi seast kõige paremad, siis oleks peaaegu muljetavaldav, kui üksus ei kujuneks nii-öelda üle keskmise heaks. Aga seda mudelit ei saa lihtsalt kopeerida. Gurkhade süsteem põhineb ajalool, traditsioonil, usaldusel, endiste teenijate võrgustikul ja õiguslikul kokkuleppel. Sama kehtib paljuski võõrleegioni kohta. Kui riigil sellist traditsiooni ei ole, siis ei saa ta homme lihtsalt otsustada, et nüüd loome eliit väeüksuse ja kõik toimib. Institutsioonid ei teki pressiteatega. Kuigi nagu me teame, pressiteateid see ei takista. Kui inimese leidmine on raske, tekib loomulik küsimus, kas tehnoloogiaga saab inimest aset. Osaliselt jah. Droonid, mehitamata maismaa- ja meresüsteemid, automatiseeritud logistika, paremad IT-süsteemid ja tõhusamad hooldusprotsessid võivad vähendada tööjõu vajadust, aga need ei kaota ära vajadust inimese järele. Droon vajab hooldust, planeerimist, juhtimist, andmesidet, remonti ja logistikat. Ka mehitamata süsteemil on lõpuks üsna palju inimesi ümber. Samal ajal võib tehnoloogia anda suure efekti. Kui mehitamata süsteem suudab teha sama tuleülesannet väiksema meeskonnaga, on see oluline. Kui logistikas saab kaupa liigutada standardiseeritud alustel ja kahvel tõstukitega, vajab see vähem inimesi kui süsteem, kus iga mürsk tõstetakse käsitsi kasti ja kasti haaval tõstetakse autosse. See kõlab igavalt, aga sõjaväes on igavad asjad tihti otsustavad. Kõik tahavad rääkida hävitajatest ja tankidest, vähem inimesi tahab rääkida ladudest, veoautodest, inventuuri tarkvarast ja kahveltõstukitest. Aga kui logistika ei tööta, siis ei jõua ka tank kuhugi. Venemaa puhul on siin eriti oluline näide laskemoona logistikast. Kui laskemoon ei ole korralikult standardiseeritud ja aluste peale pandud, vaid liigub käsitsi kastide kaupa, siis vajab kogu süsteem rohkem inimesi ja aega. See on tööjõumahukas, aeglane ja haavatav. Moderniseerimine ei tähenda ainult uue läikeva relva ostmist. Mõnikord tähendab see, et keegi lõpuks õpib asju korralikult alustele laduma. Sorry, aga see on päris elu. Jah, see ei kõla seksikult, aga sõda ei hooli sellest, mis on seksikas. Sõda hoolib sellest, mis töötab. Ja lõpuks jõuame Venemaa juurde tagasi. Ukraina sõda näitab väga selgelt, kuidas demograafia, sobivus, värbamistahe ja kaadris hoidmine mõjutavad armee tegelikku võimekust. Venemaa ja Ukraina demograafiat mõjutas tugevalt
90. aastate sündimuse langus. See oli periood, kus paljud inimesed tegelesid pigem ellujäämise kui pere loomisega. See oli bandiitide aeg. Selle mõju jõudis sõjaväkke aastakümneid hiljem. Nooremaid nii-öelda nooremaid lihtsalt on vähem. Aga Venemaa probleem ei alanud 22. aastal, 2022. Venemaa oli juba enne seda täiemahulist, enne Ukraina sõda hädas professionaalsete lepinguliste sõdurite värbamisega. Plaanid nägid ette suurt nii-öelda, kuidas nad on kontraktnikud, lepinguliste hulka, aga eesmärke oli raske täita juba enne sõda. Inimesi oli paberil vaja rohkem, kui süsteem suutis tegelikult meelitada ja kinni hoida. Kaadris hoidmine oli nõrk. Paljud lepingulised ei jätkanud pärast esimest teenistusperioodi. Mõned ei jõudnud isegi esimese lepingu lõpuni. See tähendab, et uute inimeste värbamine ei kasvata jõudu piisavalt kiiresti, kui tagauskest nii-öelda lahkub. Sa võid nii-öelda valada vett ämbrisse, aga kui põhjas on auk, siis ei tasu imestada, et ämber ei saa kunagi täis. 22. ja 23. aastal sellest enam ei piisanud. Venemaa armee ei olnud piisavalt suur antud ülesande jaoks, mille poliitiline juhtkond talle andis. Ja Ukraina tegi oma poolt kõik, et Vene personalivajadust veel suurendada. Nii hakkas Venemaa kasutama järjest rohkem erakorralisi meetmeid. Tavaline lepinguline värbamine, kohalikud vabatahtlike üksuste nii-öelda meelitamine suurte rahaliste boonustega, osaline mobilisatsioon, vanglatest värbamine, välismaalaste värbamise lihtsustamine, vanuse piiride tõstmine, tervise ja sobivusnõuete lõdvendamine. Teisisõnu, kui nii-öelda personalilehter on liiga kitsas, siis Venemaa ei parandanud süsteemi põhjalikult, vaid hakkas lehti seinu nii-öelda jõuga laiali painutama. See tõi inimesi juurde, aga iga sündusega tuli oma hind. Kui sa maksad väga suuri liitumisboonuseid, koormad sa eelarvet. Kui sa mobiliseerid sunniga, riskid moraali ja avaliku toetusega. Kui sa värbad vanglast, saad mehi, aga mitte tingimata üksuseid, mille distsipliin ja kvaliteet oleks stabiilne. Kui sa tõstad vanuse piire, saad rohkem kehasi, aga mitte tingimata nii-öelda ideaalse tervise juures rindeväge. Kui sa saadad rindele kehvemini koolitatud inimesi, kasvab kaotuste ja nii-öelda läbikukkumiste risk. Näiteks meediasoona andmete põhjal paistis Venemaa langenute hulgas välja huvitav muster. Tavaliste sõdurite vanus kaldus 30-ndatesse ja nii-öelda vabatahtlike üksuste isegi veel kõrgemale. Samal ajal kui ohvitseride kaotused olid sageli nooremad. See sobib pildiga, kui noored äsja koolist tulnud ohvitserid saadetakse juhtima vanemaid mehi, tihti improviseeritud või kiiruga kokku pandud üksusi, siis tulemus ongi see. Ajalooliselt on rindeveterane alati hirmutanud üks väga konkreetne tegelane. Värske, entusiastlik ja kogemusteta leitnant. Sest tema võib olla julge, motiveeritud ja täis doktriini, aga tal ei pruugi olla nii-öelda veel instinkti, mis ütleb, millal paberil ilus plaan muutub päriselus nii-öelda matuse korralduseks. Venemaa ei suutnud leida piisavalt inimesi, et nii-öelda seda jätkata. See on oluline. Me ei räägi süsteemist,
mis lihtsalt ei tööta. Me räägime süsteemist, mis töötab halvasti, kallilt ja jõhkralt. Aga töötab piisavalt, et seda pikendada. See ongi ohtlik. Venemaa lahendab personali probleemi mitte selle kaudu, et ta ehitab tõhusama, paremini hoitud ja tehnoloogiliselt modernsema jõu, vaid selle kaudu, et ta laiendab järjest seda, keda võib sõtta võtta. Vanemad mehed, vangid, vaesemate piirkondade elanikud, välismaalased, mobiliseeritud reservistid, vabatahtlikud. Inimesed, kellel on vähem võimalusi keelduda või vähem majanduslikku ruumi öelda ei. See seob demograafia otseselt poliitikaga. Küsimus ei ole ainult selles, kui palju inimesi riigis on. Küsimus on selles, kelle elu peetakse nii-öelda kuluvahend. Aga suur pilt siis põhimõtteliselt. Armee ehitamine ei ole ainult relvahanked, see on inimeste süsteem. Sul on vaja piisavalt noori või vähemalt teenistuseks sobivaid inimesi. Nad peavad olema tervise, oskuste ja tausta poolest sobivad. Nad peavad tahtma tulla või riik peab nad kohustama. Ja kui nad on juba välja õpetatud, peab süsteem suutma neid kinni hoida. Kui mõni neist lülidest juba õnnestub, tuleb hind kuskil millegi kinni maksta. Kas väiksema valmisolekuga, madalama kvaliteedi, suuremate palkade, nõrgema moraali, sunnimeetmete või suurema kaotustega. Sellel ei ole nagu ühte sihukest head lahendust. Värbamist saab parandada. Standardeid saab mõistlikult üle vaadata. Inimesi saab standarditele paremini ette valmistada. Teenistustingimusi saab parandada. Kaadris hoidmist saab tugevdada. Tehnoloogia ja logistika võivad tööjõu vajadust vähendada. Välisvärbamine võib mõnel juhul aidata, aga ükski neist ei lahenda kõike üksi. Ja Venemaa näide Ukrainas näitab, mis juhtub siis, kui suur riik läheb suurde sõtta süsteemiga, mis ei olnud selleks nagu inimeste mõttes nagu valmis. Ta võib jätkata, ta võib kohaneda, ta võib isegi mingites piirkondades edasi liikuda. Aga iga improviseeritud lahendus tuleb hinnaga. Seda ei küsi ainult seda, kui palju tanke sul on. Ta küsib ka seda, kes neid juhib, kes neid parandab, kes neile kütust toob, kes haavatuid evakueerib, kes käske annab, kes jääb teenistusse ka siis, kui erasektor pakub paremat elu. Ja kui sellele küsimusele head vastust ei ole, siis võib isegi suur armee hakata seestpoolt õõnsaks muutuma. Paberil võib kõik endiselt välja näha nagu sõjaline suurvõim, aga päriselus võib selguda, et kõige tähtsam puuduv komponent ei olnud just tank, droon või uus rakett. See oli inimene. Jätke meelde, lapsed, väärite seda valitsust, mis teil on.